Tere! Autonet.ee tänane proovisõit räägib Toyota uuest mahtuniversaalist. Kusjuures ei ole tegu uue põlvkonna Previaga näiteks, mida meil on aastaid müüdud, vaid võeti kätte ja puhuti senine hübriidauto Prius palju suuremaks, 7-kohaliseks. Ja lähme siis vaatame, mida see auto endast kujutab. Nagu me teame, tuli Priuse esimene põlvkond välja 1997. aastal, teine 2003. ja kolmas 2009. See auto baseerub Priuse kolmandal põlvkonnal, kuid on saanud teatavaid täiendusi ja uuendusi, mis peaksid muutma sõidu veelgi keskkonnasõbralikumaks ja veelgi mugavamaks. Nii näiteks on akud vahetatud liitium-ioon tehnoloogia vastu, mis annab olulise kaaluvõidu ja võidu ka ruumikuses. Akude plokk ise asub hoopiski siin esimeste istmete vahel. Prius Plussi mõtteks oli luua mahtuniversaal, keskkonnasõbralik mahtuniversaal. Ja võetigi kätte tavaline Prius, pandi sinna 3 istmerida ja saadigi Prius Plus. Auto on 4,6 meetrit pikk, kuid selle siluett on praktiliselt sama, mis on Priusel. Mõistagi tagant on ta veidikene kõrgem, aga vaid pime ei tunneks juba kaugelt ära, et tegemist on Prius. Lisaks välisdisainile on üsna kõvasti nähtud vaeva ka interjööri kallal. Esiteks muidugi on reisijatel väga mõnus istuda. Istmed on niisuguse korraliku külgtoega. Et asi, mis mulle tegelikult väga ei meeldi, on siia keskele toodud näidikute paneel. Et see võiks olla juhi ees, kuigi põhiline, mida juht vajab, ehk siis kiiruse näit on toodud head-up display'ga otse silmad ette. Rool on selline suhteliselt jäik ja ka auto vedrustus on tegelikult suhteliselt jäik, et suurtematest aukudest läbisõit annab ikka päris korralikult tunda. Aku paigaldamise mõte siia ette 2 inimese vahele oli see, et jätta võimalikult palju ruumi taha. Ehk siis Prius Plus on ju mahtuniversaal ja kui akud oleksid olnud pagasiruumi põhja all, nagu tavalisel Priusel on, siis ei oleks saadud jätta nii palju ruumi 3. istmerea jaoks või siis pagasi jaoks. Muidugi rosinaks kogu tordile on see suur klaaskatus, mis muudab auto kõvasti avaramaks ja annab niisugust õdusust ja hubasust juurde. Nii, ja nüüd me alustame katsetega. Kõige vanem ja väärikam meist, härra Olev Toom, proovib ronida Prius Plussi 3. istmereale. Palun! Ja nüüd ma mahun siia täiesti ära. Paberite järgi peaks olema Prius Plussi keskmine kütusekulu 4,1 liitrit 100 kilomeetrile. Me oleme siin sõitnud 2 päeva ringi nii linnas kui maanteel. Ütleme niimoodi, et meie keskmine näitaja on olnud 5,3. Põhiliste klientidena nähakse Prius Plussile nagu ikka rohelise mõttelaadiga inimesi, neid, kellel on vaja veidikene suuremat autot ja hea varustusega autot. Niisiis selline oli Toyota uus mahtuniversaal Prius Plus.